metsamees, viska liimeister käest. Uku Arul on koht vabaks jäänud. Pista nüüd kohe metsasaksa juurde. Kui ometi pääseksid ussipesast. Said taipa või? Uku Arul on metsalõikaja koht saada. Seal võib isegi lehma pidada. Kui nii, siis tuleb ju aru pidada. Aru pidada? Seni kui sina siin aru pead, on seal juba 7 meest ees. No kes sinna paride taha läheb? Jah, ega nii uisapeisa ka ei saa. Eluaeg siin elatud. Mis sina minna arvad? Seal ei ole ju muud kui mets ja soo. Ja mis sul siin on? Siin on vähemalt inimesi. Inimesi? Mis need inimesed sulle on andnud? Nii. Nüüd läheme siit ära. Kuhu? Oma koju. Narike, kus sul parem on? Alevis? Ei. Uku Arul on maja tühi. Uku Arul ei ele hundidki. Ei ela, aga nüüd läheme meie. Ma juba rääkisin metsahärraga. Ma pean ju kümniku ameti maha jätma. Ma ei saa ju Uku Arult liiva laiale käia. No mis sest? Aga langil on ka mehi tarvis. Kui ootame kevadeni. Kus mis nüüd vastu talve? Ei, just nüüd. Nüüd on meil õigusist isegi üht-teist kaasa saada. Kartuleid ja. Kui meil on kartuliputru jõhvika veega, ega me siis hätta ei jää. Mina tead, mis ma keldriaugu juures raadiost kuulsin? Loll! Mis sa seal keldriaugul jõlgud? Jutsus nagu koer ja liputad saba. Miks ta sulle siis pudelit ei pakkunud, kui sa veel puuraiuja olid? Seda ja kõike muud sa ei mäleta. Kuule minna! Sõda on alanud. Nii et otsustasid, lähed venelastega. Mis teha, kroonu käsk? Kui sa õige eestlane oled. Küll jõuad veel. Selle kiire asjaga on aega küll, usu mind. Lähme võtame koos tee peal ühe reispassi, lähme. Kui uhke. Ikka veel nii uhke ja nii isekas. Ja mina mõtlesin. Sa pead siis paljuks temale peotäit mulda järele visata. Aga et mina su akslele haua kaevasin. Oma 10 küünega kraapisin talle mulla peale. Kui ma seda poleks teinud, mädaneks ta praegu kõma kuuseidude vahel. Hambatirrevil.